Tere hommikust kõigile, eetris hommikused uudised ja teemad mõne hetke pärast teie ees. Täna on Suurbritannias parlamendivalimised. Tegemist on ühe tasavägisemate valimistega üle aastakümnete. Ilmselt saavad leiboristid ja konservatiivid väga võrdse arvu parlamendikohti. Tõenäoliselt ei saa kumbki neist siiski enamust parlamendis. See tähendab, et enim hääli saanud erakond peaks moodustama koalitsiooni või vähemusvalitsuse. Suurbritannias on valimisõiguslikke umbes 50 miljonit inimest. Valimisjaoskonnad on avatud vara hommikust õhtu kella 10, mis tähendab, et just praegu tõttavad paljud oma häält andma. Do you always go voting? Yes. And why? Well, I think it's my duty to do it. Listening to debates and that sort of thing. I'm not all that happy with any of them, quite frankly. Every time we vote, yes. And why? We want to know who is the right people who are running the country. What Labour there? Can I ask you, who did you vote for? Conservative? 2010. aastal oli valimisaktiivsus 65%. Seekord oodatakse sarnast tulemust. Briti parlamendis on 650 kohta ja sama palju on ka valimisringkondasid. See tähendab, et igast ringkonnast saab sisse parlamenti üks inimene, teised hääled lähevad kaotsi. Selle tõttu on ka päris paljud inimesed hakanud mõtlema taktikalisele hääletamisele. I'm a Liberal Democrat, but this time I voted Labour tactically because the Liberal Democrat here isn't likely to win because we have a stupid electoral system. So you sometimes have to vote tactically, not for who you actually want. I would like to see the Conservatives win, but I feel it may be a touch of the tactical voting because UKIP, they happen to say what a lot of people think, but a lot of people don't like to say. Tänu iseseisvusparteile on valimiskampaanias tõstatunud ka immigratsiooni teema, ütleb politoloog Simon Hicks. That's putting a lot of pressure on Labour and the Conservatives to try and come up with policies to say how exactly are you going to control immigration and remain a member of the EU. Both parties are in favour of staying in the EU, but that means they have to think about what do they do then to limit the numbers of EU migrants that come into Britain. And so what they're both proposing is restricting access to public services for EU migrants. Konservatiivide juhi peaminister David Cameroni valimislubadus on läbi viia 2017. aastaks Euroopa Liitu jäämise või lahkumise referendum. Leiboristid lubavad sarnast referendumit juhul, kui küsimuse alla tuleb veel enama võimu kandumine Brüsselisse. Esialgsed valimistulemused selguvad homme varahommikul. Tõenäoliselt võidavad leiboristid valimised. Kuid nüüd veel teema juurde. Seal õppus on taaseks läbi. Eile hommikul veel oli õppuse lõpetamine ja meie nüüd näitame teile kaadreid. Täna hommikul kogunesid Võrus asuvasse Taara linnakusse ligemale 1000 meest ja naist viimasele rivistusele. Esmaspäeval alustanud 2. jalaväebrigaadi reservväelastele sai mobilisatsiooniõppus Seal läbi. Siin Võrus Taara linnakus on kell praegu peale 8 hommikul. Viimased 3 päeva Nursipalus ja Kanepi külje all õppustel olnud reservväelased saabuvad tagasi. Varustus korda seatud, saapad läikima löödud, algab viimane suur ülesrivistus, millele juba järgneb lahkuformeerimine. Oma tänusõnu on tulnud edasi andma ka kaitsevägede juhataja kindralleitnant Riho Terras. Tänada selle õppuse kordamineku eest. Teine jalaväebrigaad harjutas õppusel Seal üksuste formeerimist, mille käigus anti reservväelastele kätte nende varustus. Samuti harjutasid üksused rühmarünnakut ning osalesid laskeharjutustel. Selle asja eesmärk oligi testida kaitseväe lahinguvalmiduse saavutamist ja praegu võib öelda, et see on õnnestunud. No, mis hindad endale annate? No kõigepealt ma annaksin hinde reservväelastele ja see hinde on väga hea. Et mehi tuli kokku palju, rohkem isegi kui me ootasime. Ja see muidugi tekitas meile teatud probleeme, logistilisi, aga nendest saadi üle ja selles mõttes ma jäin rahule. Rahul olevad on ka reservväelased, kelle jaoks oli oluline juba õpitud üle korrata. Käsud osad jah, ununevad, et neid tuleb meelde tuletada, aga selleks on jälle eeltreening ja tehakse selliks, tuleb meelde. Asjade käiguga on rahul ka otse Torontost, Kanadast kohale tulnud 26-aastane Veiko Parming, kes pälvis selle eest ka kaitseväe juhataja meenemündi. Parmingu hinnangul on enam kui oluline sellist õppuste korraldamine kui ka neil osalemine. Ma arvan, et praegu on eriti pingelised ajad, et on oluline ikkagi
harjutada ja lihvida neid asju. 4. kuni 15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo Kaitseväe suurim. Siin osaleb üle 13 000 mehe ja naise, kellest enam kui pooled on reservväelased. Ja nüüd siis ilmast. Nii. Hetkel on Tallinnas 6,6 kraadi ja pilves. Tuul puhub 2,8 meetrit sekundis. Ja mida tänaseks lubatakse? Vahelduva pilvisusega ilma lubatakse tänaseks kohad saab hoovihma, puhub lõuna-edelatuul 3-10 õhtupoolt, kui saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 minutit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi. Peipsjärvel puhub lõuna- ja edelatuul 2-6 õhtupuhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Laine kõrgus kuni 0,5, õhtul kuni 0,8 meetrit, saab hoovihma tõusu mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Ja vaatame kiirelt üle ka maakonna keskused. Kuusikul 12 kraadi. Haapsalus 10. Kärdlas 9. Kuressaares 10. Pärnus 12. Türil 14. Viljandis 14. Volgas 14. Võrus 15. Räpinas 14. Tartus 13. Jõgeval 13. Jõhvis 12. Väike-Maarjas 13 kraadi. Ja Tallinnas 5-10 punkti 15 meetrit sekundis vähese ühelde pilvsusega sooja 12 kraadi. Ja ongi kõik. Ilusat hommikut teile!